Ma just hommikul mehele ütlesin ka, et vaata kui huvitav, et kell hakkab 9 saama ja meie lähme alles magama, nii et kui inimesed ärkavad, siis meie lähme magame oma päeva maha ja lähme jälle ööseks tööle, et seal päeva kui sellist ei ole, et mul on väiksed lapsed ja nendega ma täna siis kokku hetkeseisuga ma ei tea, kas ma saan neid näha või mitte, et nemad on oma isa juures. Ja ma ei ole mitu päeva neid näinud, sest ma olen päris mitu vahetust järjest tööl olnud. Kui ma hommikul kõigepealt magama saan, ma saan kusagil, ma arvan, kell 7 hommikul magama, siis ma lõunast ärkan üles ja hakkan jälle emaks. Siit on näha tüdruk, on pisikene ja siis on poiss ka. Et poiss on 4-aastane ja tüdruk on 5-aastane. Kuna mul on kogu aeg tööd kaasas, siis pakingi oma viimased asjad kokku ja hakkan tööle minema. Nagu tavaliselt. Kana ja riis. Turvalist vahetust sulle käis. Aitäh. Hommikul näeme. Täna on meil laupäeva öö. Ootan põnevat vahetust. Arvan, et tuleb päris töine. Ma täna ei vastuta, ütleme otseselt, ma vastutan enda töö oma paarilise ja selle toimimise eest, aga ma ei vastuta täna poole Harjumaa eest, nagu ma teen seda grupijuht välijuhina. Olen Mirjam Volmre, olen 33-aastane, töötan politseis juba ligemale 11 aastat patrullpolitseinikuna. Viimast aastat olen ka juba grupijuht. Et täna ma olen patrullpolitseinik ja olen olemas. Ma väga naudin seda. Tere tulemast koju. Just tähistasin sulle. Joo. Praegu on 4 autot, kõik on kutsetel kinni, et kutsed ootavad, et 10.85 tee peate minema Narva maantele, seal mingisugune Tarmo kohesel Bravo üles ka 5 sekundi pärast. Ja teine keskne auto, kes on siis meil 3682, on mingisugune meesterahvas, kes on ka 2-3 tundi ootanud oma auto juures, ta lihtsalt kivi kakke sisse. Aga minu poolt on praegu kõik siis, et kui nad kutsed ripuvad ja asju vaja teha, siis toimetage. Tuli kutse, et joobes isik viskas aknad puruks. Mis juhtus? Vaata, doktor kirjutas välja mulle, mu eluaeg on valu mul. Palun anna mu lood, ma ei kannata enam. Okei. Mul on eluaegne valu kirjutatud peale. Ma palusin 6 tundi ja lõpuks viskasin akna sisse. Ma segan korra, kellelt sa küsisid seda? Oma isa käest. Oma isa käest? Saage aru, ma ei lase teda korterisse. Ta mürgeldab ja laamendab siin korteris ja ähvardab. Nii, maikuus ta jõi ja kiirabi käis kodus. Ta ütles, et ei tohi neid kangeid valuvaidist ja alkoholiga tarbida. Ole hea, puhu rahulikult 6-7 sekundit. Veel. Aitab? Mine minu tuppa, tee sahted lahti ja võtta korvist esimene väike pakk. Peata nad kinni, võta nad siia kõrvale. Võta siia kõrvale, sest ma arvan, et see mees ei tule vabatahtlikult. Tule sekundiks appi. Ma arvan, et ta ei tule vabatahtlikult meiega ja me viime ta kannistusmaja ära. Ma ei ole seda 2 aastat. Ei ole või? Ole hea, kustuta oma suits ära. Vaata, aste on. Aste. Ma näitasin sulle. Ma nägin su jalga. Sa usud, et mul valus on ma. Sul oli vist liiklusõnnetus või? Ja sellepärast ma tegin seda. Ole hea, pane käed siia ülesse bussisõiduki peale. Pööra ennast ümber, pane käed sinna ülesse.
Lähme Tallinna kainestusmajja, kuna Kärnik oli tugevas alkoholijoobes, oma vanemate suhtes vaimselt vägivaldne, lõhkus ära vanemate korteri akna, siis selleks, et täna seda ohtu kõrvaldada, et ta täna enam oma vanematele liiga teha ei saaks ja ta vanemad saaksid rahulikult magada, sest vanemad ütlesid, et ta on terve öö neid terroriseerinud, siis toimetame Tallinna kainestusmajja. Tule, ma loodan, et kohe saad abi seal. Meil oli kokkulepe, et meedikud vaatavad sind üle ja siis me räägime valuvaigistitest. Mõni hetk hiljem tuli uus teade, et joobes kodanik on vanalinnas poe ukse ees. Tervist! Попросила вызвать скорую помощь, мы вызвали, сказали, что ему сердцем плохо. Почему скорая помощь? Он сказал, что ему сердце Kus paha olla? стало. Ну, тут видно, что не сердце. Siin? Ну, вот он говорит, что не сердце. Südamesse? Näita, vaata korraks Räägid pinna eesti peale. keeles muidu või? Muidugi räägi, ma olen Marek. Marek, sul dokument on kaasas või? On ikka. Aga isikukoodi tead peast ka, on ju? Muidugi. Anna mulle võlad märkniku. Jaa, me teeme sul kiire turvakontrolli. Mis sul siin taskudes on? Rongel. Oota. Me Oota, vaatame ise. ma võtan ise. Pane käed üles Jaa, sinna. pane käed üles. Oh, väga tubli. Sul siin mõned trahvid ka, ma näen. Oi, kurat, nii palju. Okei, selge sain. Kui see kurat Tallinnasse tuled, siis on kogu aeg mingi jamar. Ta on meie püsiklient. Isik on tugevas alkoholijoobes selleks, et ta siin tänaval ära ei külmuks, ei satuks kuriteo ohvriks, siis toimetame inimese kainenema. Aga kõigepealt tuleb kiirabi, sest talle vist kutsuti kiirabi ka. Läheme nüüd tuttu. Lähme koju. Aga see, teeme kokkuleppe. Vaata, kiirabi andis mulle koti. Kui sul hakkab paha, siis oksendad kotti. Ole ja ära minu autosse oksenda. Muidu pead pärast ise koristama. Selleks, et olla kindel, et tema tervis ei oleks ohus ja tal oleks olla ohutu kainestusmajas, siis kiirabi vaatas ta üle, andis oma hinnangu ja ütles, et ühesõnaga ta on võimeline seal kainestusmajas hakkama saama. Ehk siis nüüd saame ta rahulikult viia kainestusmajja. Ma saa aru, mis täna toimub nagu. Eile oli täpselt samasugune vahetus, kus igal pool olid joobes inimesed. Täna täpselt samamoodi nagu esimene kutse joobes isik, nüüd juba järgmine. Nädalavahetus, ega rohkem midagi. Kurb lihtsalt, ma arvan, et sellise ilma ja kui see niimoodi jätkub, siis varsti on kainestusmaja täis jälle. Kuule, teen oma lastele videokõne. Räägin korraks nendega, tahan neile hea tööd soovida. Tšau, nunnud! Miia, kas sa kassid ka enda juurde kutsud või? Näitad mulle kasse ka või? Sa kogu aeg räägid. Kass on selja tagas sulle. Mis asja? Ma olen töö juures. Tööl olen. Keda ma sulle näitan? Onu Vlaadi või? Tšau! See oli parim, mis neist täna andis välja pigistada. Eks nad, ma ei tea, nad ei taha väga jutustada. Nad tahavad nagu näost näkku, nad tahavad ju tegutsemist. Et nad praegu mängivad, vaatavad multikat, neil on multika õhtu, täna on laupäeva õhtu ju. Aga sain neile hea tööd soovida ja homme näeme. Mul on olnud päriselt selline olukord, kus ma pidin minema, kas ma läksin arstile või ma läksin ripsmooldusesse? Ma läksin ripsmooldusesse vist ja mul ei olnud lapsi kellelegi anda ja saad aru, et Vlad tuli Tallinnast minu juurde Keilasse ja valvas mu lapsi nii kaua, kuni ma käisin ripsmoolduses või ma käisin trennis. Trennis käisin. Trennis ja siis muud asjad. Trennis ja poes ja Vlad vaatas mu lapsi. Siis me koos joonistasime, sõime, vaatasime multikat, mängisime. Mul oli väga tore. Ja see on esimene lapse hoolduse kogemus. Lapse hoidmise kogemus, jah. Saime kutse, et helistaja sõnul on üks sõidukijuht joobes ja juht sõidab ringi siis sõidukiga Mazda ja liigub hetkel Coopi suunas. Õnneks teataja on nõus teda mõnda aega jälgima, aga ilmastikuolud on päris halvad. Õues sajab vihma. Anname endast parima, et sõiduk üles leida, kuid samas eelkõige meie turvalisus. Ma saan aru, et sõidustiil oli ebakindel, sõitis üle äärekivide.
jah, kiirust ei hoidnud ja. ega te tähele ei pannud, kas ta suutis mingit linnavara ka lõhkuda, mõnda posti või? Seda ei pannud tähele. Aga nägite teda esimest korda või on juba pidev probleem? Esimest korda. Ja pööras siia tänavale, ma saan aru. Okei. Aga me ei hoia teid rohkem kinni. Ja aitäh teile. Aga juht jõudis arvatavasti oma elukoha aadressile. Hetkel seda sõidukit me siin ei näe. Teate, sõnade kohaselt ta küll pööras siia. Kuna meil siis, ütleme, puudub see info, et kes seal roolis oli, kes sealt sõidukist väljus, kas üks inimene, 2-3 on ju, pluss tal puudus järelevalve. Terve selle aja, kuni me kohale jõudsime, siis hetkel kahjuks meil on käed seotud. Me oleme Vabaduse väljakul. 2 tükki on otsustanud ennast siia bussipeatusesse magama sättida. Avalikus kohas, noh, ma ei saa öelda, et see keelatud on, aga häirib silma. Läheme küsime. Häiritud tegemine, häiritud käitumine. Tervist! Здрасте. У вас все в порядке? Да, все хорошо. Моя жена. Да. А жена где? Вот теперь вопрос. Может быть, домой пошла? Да. Все возможно, да. Вы извините, ради бога. Не, все нормально. А где вы живете? Просто Смотрите, автобус 67. Надо подождать 11 минут. Да. Всего доброго. До свидания. Ehmatas. Tervist, politsei. Teil on kõik hästi? Просто люди беспокоятся. Холодно, нет? Холодно, наверное, тоже. Aga ta ei taha, et me ta Suur-Sõjamäele viime või midagi. А Ta если- ise ei taha minna. А вы уже бывали в этом месяце в Суur-Sõjamäe 6? Давайте. Оп, молодец. Tahame teda toimetada kodutute varjupaika. Väidab ise, et ta ei ole seal varem viibinud. Et siis selgitasime talle, et seal on sotsiaaltöötajad olemas, saab seal magada, saab seal süüa. Больше месяца? А именно, ну, вот такой жизнью живете, я имею в виду. А потому что стали расселять кого куда. Так. Вы здесь первый раз? По-моему, да. Здесь я не был, да. Kaine. Või noh, ütles ise, et ta on natukene joonud, aga no, ta lihtsalt kõnnib vaevaliselt. Ja. Aga ta ise ütleb, et ta ei ole siin varem olnud. Vähemalt ta ei mäleta, et ta oleks siin olnud. Tal ei ole kohta, kuhu minna ka nagu. Meil ei ole kohta, kuhu teda panna sellisena. Kesklinnas ootas meid aga öörahu rikkumise kutse. Teataja sõnade kohaselt mängis naabritel nii vali muusika, et nende laps ei saanud magada. Äkki laps magab seal? Здрасте. Сейчас вам чуть-чуть уже прокрутил, послушай. Но это уже чуть тише. Живу здесь, в этой квартире, уже 4 месяца. Я уже прошу его. На мои требования он не отвечает. Я подошел к нему, позвонил звонок. Я говорю, так и так, я только заехал сюда. У меня маленький ребенок. Хочу попросить вас после 11. Proovime võtta ühendust korteriga, kust kohast on kuulda rahurikkumist. Et tegelikult on õue ka kuulda. Akna all on kuulda. Ma ei tea, proovime. Vaata, kas seal hakkab helisema. Pani väiksemaks kohe. Ei pannud. Anna just robot talle korra. Откройте дверь, пожалуйста. Что надо? Дверь откройте, пожалуйста. Полиция. Politsei. Полиция здесь. Откройте дверь, пожалуйста, поговорить с вами хотим. Дверь откройте, пожалуйста, поговорить с вами хотим. Иди в жопу. Сейчас полицию вызову. Это и есть полиция. Откройте дверь, пожалуйста. Это полиция здесь. Что надо? Дверь откройте, полиция здесь. Что надо? Поговорить с вами хотим. Дверь откройте, пожалуйста. До свидания.
Какой до свидания? Vaata, kurb on see, et see muusika on, aga see ei ole nagu nii kõva. Nüüd ei ole nagu õue ka kuulda, on ju. Hetkel pani rahurikkuja oma muusika kinni, et loodame, et rohkem siia kutset ei tule, aga palusime teatajal siis ühendust võtta piirkonna politseinikuga, et seda probleemi hakata lahendama. See ei ole küll esimene kord, aga nad teatavad politseile sellest alles esimest korda. Tegemist on sellise tüüpilise öörahu rikkumisega. Kurb on see, et üldiselt need, kes rahu rikuvad, nemad siis aru ei saa, et nad oleks midagi valesti teinud. Sa täna ei söögi midagi või? Ei. Dieedil või? Üldse isu ei ole kuidagi täna. Isu ei ole või? Ma arvan, vaata nii mitu vahetust järjest teinud. Öösel päeval kõik on nii sassis. No. Ei no vahest on selliseid päevi, kus ei tahagi süüa. Ma ei tea, mul on kogu aeg kõhti. Minust mind jaoskonnas ka tuntakse juba selle järgi, et ma kogu aeg söön. Sa oled üldse kunagi Estonia teatris käinud või? Ei ole. Ma ka ei ole. Tead, mis on üks unistustest või? Täiega tahaks kunagi Luike terve näha. Nagu balletti. Ma ei ole kunagi käinud balletti vaatamas, aga lihtsalt see mõte on äge. No ma ei kuule midagi nagu. No aga siit ei olegi kuulda. Vot nagu tahaks inimest aidata, lihtsalt seadus seab käed kinni. Смотрите, в квартире там бабка лет 70, которая пьет стабильно каждую неделю. Я уже от нее устал очень сильно. Я сейчас очень сильно стараюсь не материться при вас. Спокойно. Да. Спокойно. Ну, извините, пожалуйста. Вот. Я на прошлой неделе вызывал на них. Sa vananugis. Kuule, kes selle pudeli puruks tegi, Vlad? Kes selle pudeli puruks tegi? Вы не знаете, тут что-то били в подъезде? Бутылки какие? Ваза разбита. А давно уже? Okei. Siin on mingi vaas on katki tehtud. Ja. Aga ta ei tea, kui kaua. А что значит дети или что? То есть, если детей нет, можно нарушать ночной покой? Нет. По вашему мнению. Какой ночной покой? А вы знаете, что такое ночной покой? После 11 музыку не слушаю. Да, не знаю, просто я ночной покой не вступаюсь. Да. Идите спать. Идите спать. Но это сегодня в твоей квартире. До свидания. Все, спасибо. До свидания. Спасибо. Naabrite vaheline konflikt. Alumised ei saa ülemistega läbi, ülemised alumistega süüdistavad üksteist rahu rikkumises, asjade lõhkumises, peksmises. Ühesõnaga, mõlemad osapooled tugevas alkoholijoobes soovitatud oma probleeme lahendada siis, kui nad saavad kaineks, rääkida omavahel rahulikult. Täna meil siin midagi teha ei ole ja inimestel on soovitatud minna magama. Ise täpne info sellel on 3 jõbes meest. Üks ärkes kõnetamiselt lahkuda ei taha. Ja politsei tulle Parda tänav poolsest uksest sissehoovist ette ja läheb edasi. Ma küsin, kas keegi on kesklinnas vaba või? Siit poolt. Sisse lasta kuidagi. Okei, me ootame teist patrulli ka. Aga näha, et neil on nagu kodu olemas, nad kodutud või lihtsalt joobes. Ma ei oska identifitseerida. Mulle endale tundus pigem nagu, et on nagu hea kohvleitud maha. Okei. Ütleme. No lähme vaatame. Kas ma pean ka siia jääma või? Ei, te võite ära minna. Aga jah, mulle tundub, et võib-olla üks probleem ongi see, et see uks peaks tegelikult lukus olema. See ei ole lukus, jah? Jaa, et see peaks tegelikult see kiibiga ennast toimima sisuliselt seal. No nii. Tervist! 1, 2, 3. Ilus. Hakkame kusagilt algusest pihta või? Hakkame sellist pihta. Hello. You can't sleep here. No. Wake up, please. Wake up. Wake up. Politsei. Wake up. Ei äännäs työpaikalle saapunut, koska voi lipsunut vapaa-alaisen. Võta oma asjad.
Take your stuff. No problem. Iga vaba aega. Have a nice day. Thank you. No problem. Jägämme kaataisi. Okay. Bye bye. Bye. Ühesõnaga, kell hakkab 3 saama, baare hakatakse vaikselt sulgema, inimesed jäävad aina rohkem purjakile. Nüüd on nagu see kuulde tipptund, kus arvatavasti hakkab kutseid rohkem tulema. Tuli info, et vene keelt kõnelev naine ütles, et Gerberi 20 Selveri juures 4 inimest kaklevad. Kiirabi sinna hetkeseisuga vaja ei ole, aga lähme vaatame, mis seis on. Keegi ei ole kaklust näinud. Ehk siis see härra justkui väitsi, et ta nägi mingid inimesi, kes lahkusid siit sõidukiga. Selline võib-olla veits palju häälsem kõne oli, aga kaklust pole keegi näinud. Käisime baaris, baar tühi, vaikne. Ma arvan, et siin hetkel ei ole meil midagi teha. Täiesti uskumatu. Ma arvan, et need soomlased, kes seal teeterminis möllavad praegu, on need samad, kellele täna patrull on juba 2 korda käinud kutset lahendamas. Viimasel kutsel käisime meie ka ju. Uskumatu, inimesed ei oska nagu käituda teises riigis. Et austage teist riiki on ja tulete siia, et joote ennast täis ja siis arvate, et võib siin igasugust asja teha. Sadamas ootas meid aga uus segadus. Tegelikkuses aga vajati abi laeval, kus turvamehed soovisid, et me aitaksime neil välja tõsta 3 joobes isikut, kes on agressiivsed ja ahistavad teisi laeval viibijaid. Praegu on mitmed soomlased tüdrukud, et ta on ahistanud meid laevas. Me oleme hoiatanud, muutunud meiega väga agressiivseks. Teine tema sõber praegu jooksis minema. Brother, I don't do anything bad. I don't. You can look the camera. Teie abi, sest me oleme ainult kahekesi. Hakkas seal ülbitsema ja ähvardama, rääkivad meid üldse huvita, et meil sülitada teie politsei peale kõige muud asja. Aga kus nad on? Ühte meid, poiss. Ma olen õhku. Laevas on. Eks ta peab endale kusagile uue pileti ostma. Meie laevas ei tule, jah. Turvamehed soovisid, et olukord enam ei eskaleeruks ja oli tark mõte politsei kohale kutsuda. Tulemas me hakkame kaitite järgi, lähe diskost vaatame läbi. See sama. Tema või? Jaa. Hei! Ränn! You need to come with us. Meie võttegruppi nähes isikud siin nähtavalt äritusid veelgi rohkem ja oli näha, et olukord on ikkagi tõsine. Kamera pois, vittu. Miks otat kamerat? Ja see on... Spiikkamera. Mine ole vittu terroris. Vittu, miks otat kamera? Mine. Mikä ongelma mä oon tehnyt? You're going out with your friend. Mikä ongelma? Calm down, I told you. Mikä ongelma? Stop talking. No stop. I want police in Tallinn. I want police. I take video for them. I want police because I don't do anything. I want police. Yeah, you can call the police, but you need to go away from the ship. Why? That's an order. Why? Because you're an aggressive, No, you're I don't annoying. aggressive. I don't. I have video. I have video. I don't. If you have any problem, you can call Maria. Give a statement later. Hey. I am not aggressive. Bye. Why? Sadamas oli meil siis laev Victoria, mille peal olid Soome kodanikud, kes käisid ja katsusid teisi, ütleme siis laevareisijaid, teisi see häiris, andsid sellest teada turvameeskonnale. Otseselt keegi mingit avaldust või mingit teadet teha ei soovinud, kuid nad soovisid need isikud siis nagu lahkuksid sealt. Kuna õhtu jooksul oli korduvalt nende isikutega probleeme olnud, siis mitte ainult 1, 2, 3, vaid ikka nagu korduvalt, kuidas nad seal provotseerisid, üritasid siis kakelda teistega. See mingi kähmlus ka toimus
siis laevameeskond otsustas, et need inimesed enam oma sõitu seal laevaga jätkata ei saa ja hommikul kell 12:30 läheb laev tagasi Soome, kuid ilma nende isikuteta. Kell on täpselt nii palju kui 5:40. Tuju on hea, väsinud. Tahaks tegelikult koju teki alla saada. Aga öö möödus kiiresti. Kutseid oli, ei olnud ülemäära palju. Öösel on üleval, päeval magan, õhtul tulin siia, oli väljas soe, päike paistis. Ilm oli hea, lähen koju, jälle päike tõuseb. Et eks ta on keeruline, ütleme nii, et aga saab hakkama. Homme ma viin lapsed lasteaeda, nagu homme on esmaspäev on ja võin lapsed lasteaeda, käin trennis ära ja siis edasi mõtlen nagu, et ma ei tea, nagu võiks midagi veel teha, on ju. Et tegelikult mul nagu selles mõttes mul seda tahtmist ja seda kõike on nagu teha. Ma ei ole see inimene, kes istub tunde teleka ja seal, ma ei tea, vaatab mingeid seriaale. Et omad ju eraelu kohustused on ka, et sellepärast ei saa elu seisma jääda. Me siin öösel töötame. See on ju ikkagi meie privileeg.